Tervist, sõbrad! Janno Peensalu on minu nimi ja see Karjase kohvi saade. Eestimaal ringi reisides olen ma kohtunud paljude toredate inimestega, kes on tulnud minu juurde ja ütlenud, ma kuulan su Karjase kirju. Ja ma tihti ütlen neile, et kirju ma ei kirjuta, aga kohvi ma joon küll. Ja ma loodan, et sul on ka midagi head sinu tassis. Ja ma tahan rääkida selles episoodis täiuslikkusest. Selles võtmes, kuidas Jeesus seda käsitles ja me loeme koos Matteuse evangeeliumist 5. peatükist salm 43. See on vist piisavalt suure kirjaga, ma isegi prille ei vaja. Siin öeldakse meile, Jeesus kõneleb siin tegelikult mäejutluses ja ütleb, te olete kuulnud, et on öeldud, armasta oma ligemest ja vihka oma vaenlast. Ta annab teada, mis on üldjuhul inimese loomulik reaktsioon. Kui keegi teeb meile head, on meie vastu hea, kui me oleme seltskonnas, kus on head inimesed, sõbralikud inimesed, üldjuhul see vabastab positiivsed hormoonid, rõõmuhormoonid, lõbuhormoonid meie ihus, me tunneme ennast hästi. Aga kui keegi räägib meid taga, kui keegi töötab meie vastu, kui keegi loobib kaikad meie kodaratesse, siis kahtlemata tekitab see loomulikkuse ees meie ihu poolt vaadatuna stressihormoone ja me tunneme halvasti selles osas. Nii et see esimene osa, mida siin Jeesus käsitleb, on, kuidas me loomulikult, inimlikult inimestena tunneme. Me tunnemegi hästi nende osas, kes on meie vastu head ja tunneme halvasti, tunneme pahameelt, tunneme võib-olla reaktsiooni, võib-olla isegi kiusatust kätte maksta. Tunneme halvasti nende suhtes, kes meie vastu on halvad ja seda just vaenlased ju on. Aga Jeesus ütleb siin edasi salmis 44, aga mina ütlen teile. Nüüd, mida iganes Jeesus ütleb, on see, mis teeb meie elu edukaks, kui me seda järgime. Ja me oleme seda käsitlenud ennem. Edu ei ole halb sõna. Edu on see, et sa sead ühe eesmärgi ja siis saavutad selle. Plaanin täna puud ära laduda. Mul on 5 ruumipuid vaja laduda. Ja kui ma õhtuks olen selle ära teinud, minu päev on olnud edukas sellepärast, et ma seadsin eesmärgi ja ma täitsin selle. Eesmärgid võivad olla pikaajalised, need võivad olla aastate pikkused, need võivad olla seotud meie nädalaga. Aga edu ei ole halb sõna, kordaminek. Ma seadsin ühe plaani ja ma sain sellega ühele poole. Ma olen edukas. Ja Jeesuse sõnade järgi tegemine toob kordaminekut. Kahtlemata. Ja siin ta esitab ühe standardi, mida ta ütleb, et meil tuleks teha. Aga ma ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Vau! Laiendada armastust ja hea tegemist inimeste suunas, kelle osas me ei tunne, et me tahaksime seda teha. Võib-olla me kuuleme kuskilt kolmandatelt isikutelt, et keegi rääkis meie kohta halba. Võib-olla me kogeme otseselt kellegi poolt halba kohtlemist. Keegi hülgas meid, jättis meid tähelepanuta, jättis meid maha. Jättis midagi tegemata, mis ta pidi tegema, mis oli tema kohus teha. Ja me tunneme automaatselt halvasti selles osas kahtlemata. Ja siin Jeesus ütleb, laiendage oma armastuse ringi ka nendel inimestele. Tehke neile head. Nüüd vastavalt 1. Korintuse raamatule või kirjale, Paulus räägib armastusest. 1. Korintuse 13, iga kristlane teab seda, see on tuntud
öeldes siin armastus on pikameelne, nii et laienda seda pikka meelt ka vaenlaste osas. Ta on täis heldust, vau. Ole helde nende vastu, heldekäeline, ole andja. Ta ei ole kade. Sõpradele annan, vaenlasele ei anna. Armastus ei suuruste. Ta ei ole ise ennast täis. Kui ta ei ole ise ennast täis, siis ta on täis mõtteid teiste suunas. Kuidas ma saaks teisi teenida. Ta ei ole viisakusetta. Ta ei otsi oma kasu. Ta ei järritu, ta ei pea meeles paha, ta ei rõõmutse üle kohtus, aga ta rõõmutseb ühest tõega. Tema vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik, sallib kõik. Ja Jeesus ütleb, et rakendage neid armastuse atribuutega oma vaenlase osas. Kui me räägime veel armastuse olemusest, siis Galaatia kirjas on meile öeldud, et kandke üksteise koormaid ja nõnda te täidate Kristuse käsku, see on peatükk 6 ja salm 2. Ja mis oli Kristuse käsk? Kristuse käsk oli, et me armastaksime üksteist ja armastaksime Jumalat ja armastaksime ligemest ja armastaksime ligemest nii nagu ise ennast. Nüüd kõik inimesed ei meeldi meile võrdselt. Meil ei ole käsku, et kõik inimesed peavad meile meeldima. See on lihtsalt tõde, et kõik inimesed ei sobi omavahel. Need on erinevad natuurid, nende keemia ei lähe kokku, nende vaib ei lähe kokku, mis iganes. Nende huvid, nende maailmavaated, nende olemused, võib-olla üks on jutustav ja räägib kogu aja, et teine, talle ei tule sõnagi suust välja. Ja ilmselt nende vestlus on väga vaevaline. Ja me paratamatult tõmbume inimestele ligi, kes meile meeldivad. Ja Jeesus ei ütle siin, et meil ei või keegi meeldida, aga ta ütleb, meil tuleb kõiki inimesi armastada, mis tähendab seda, see inimene, ta ei pruugi mulle meeldida, aga ma aitan kanda tema koormat. Kandke üksteise koormat. Ja nõnda te täidate Kristuse käsku. Ja mis oli Kristuse käsk? Armastada inimesi. Kuidas ma armastan inimesi? Ma aitan kanda nende koormat. Ja tulles tagasi siin Matteuse 5. peatükki, Jeesus siis ütleb, armastage neid inimesi, kes on teie vastased, kes töötavad teie vastu, palvetage nende eest. Muuseas, kui ma palvetan kellegi eest, kelle osas mul on negatiivsed tunded, siis üks hea asi, mis juhtub, on see, et Jumal hakkab tegutsema selle inimese südames sinu ja minu palve läbi. Teine hea asi, mis juhtub, on see, et sinu enda südame hoiak hakkab muutuma selle isiku osas. Ja Jumal saab teha tööd nii tema südames kui ka sinu südames. Ja sa saad hoida ennast jätkuvalt Jumala armastuses, mitte lasta kibedust tulla, mitte lasta kättemaksu tulla. Mõni ütleb, et see ei ole ju lihtne ja tõepoolest see ei ole lihtne. Teinekord me võitleme mitu nädalat oma emotsioonidega, kuigi me oleme otsustanud andeks anda, aga me ei tunne veel andeks andmist. Mida me tunneme on viha, mida me tunneme on kättemaks. Nüüd hoolimata sellest, mida sa tunned, meil tuleb teha seda, mida Jeesus ütles. Aga ma ütlen teile, armastage oma vaenlasi. See ei ole üleskutse, see ei ole siin soovitus, see ei ole väike eelistuse pakkumine. See on käsk, see on konkreetne üleskutse. Et te saaksite oma isa lasteks, kes on taevas. Vau! Ma mõtlesin, et Jumala lapseks saab uuesti sünni kaudu. Tõsi, absoluutselt õige. Me ei saa Jumala lapsiks tehes head ja hea tegemise läbi me ei pääse ka taevasse. See on selge. See on piibel, see on teoloogia, see on korrektne. Aga ma saan kanda Jumala lapse väärikat nime, kui ma elan sellise standardi järgi, käies armastuses ka nende suunas, kes seda ei vääri. Ja mis pärast? Sellepärast, et Jumal, piibel ütleb siin, Jeesus räägib, laseb oma päikest tõusta kurjade üle
heade üle ja laseb vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Teiste sõnadega, Jumal annab armu, halastab, on hea kõigi inimestele, nii palju, kui ta iganes saab. On muidugi mõningad, kes põhjustavad Jumala kohtu ja viha tulema nende elu peale. Aga Jumala arm on pikk. Peetrus ütleb seda, et Jumala pikk meel ootab, et kõik inimesed saaksid päästetud. See on see, kuidas Jumal kohtleb inimesi. Ja kui me käime selle standardi järgi, siis me oleme tema sarnaseid. Siis ta ütleb siin edasi, sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te siis saate? Mis tähendab seda, et kui ma pikendan, laiendan oma armastuse ringi ja palve ringi, panen ka oma vaenlased oma palve nimekirja, siis selle eest Jumal annab spetsiaalset tasu. On tasu neile, kes vastu oma loomulikele emotsioonidele on valmis järgima Jumala sõna printsiipe. Ta ütleb, eks tölneridki tee seda sama, ehk teisisõnu teevad seda, mida tunnevad. Kohtled hästi, nad teevad ka võib-olla hästi, aga kui keegi on nende vastu ja töötab nende vastu ja räägib nende vastu ja teeb halba neile, siis nemad teevad täpselt samas. Ta ütleb, siin ei ole midagi uut, negatiivsele reageerid negatiivselt, positiivsele reageerid positiivselt. Kui te ainult lahkesti tervitate oma vendi, mida iseäraliku te siis teete? Paganedki teevad seda sama. Ja siin Jeesus ütleb nõnda. Teie olge siis täiuslikud. Nõnda, nagu teie taevane isa on täiuslik. Täiuslikkus siin ei räägi veatumatusest, aga räägib sellest, et me täidame Jumala sõna standardeid, hoolimata sellest, kuidas me iseendi suhtes tunneme ja laiendame seda helduse, armu ja armastuse ringi ka neile, kes seda meie silmis ei vääri, sest Jumal teeb seda sama. Sest kui me ainult näitame Jumala armastust nende vastu, kelle osas me hästi tunneme, siis me piirame endid Jumala sarnasusest. Me ei ole enam täiuslikud nagu Jumal, kes laiendab oma armastust kõikidele. Nii et Jeesus andis meile uue ja kõrgema standardi ja on andnud meile ka püha vaimu väe, et käia tema sõna standardite järgi.